Katar tõuseb taas võtmetähtsusega vahendajaks Washingtoni ja Teherani vahel koos Pakistaniga. Kuid Katar ei ole ainult diplomaatiline vahendaja, vaid võib saada ka rahaliste vahendite kontrollijaks. Väidetavalt arutab USA mehhanismi, mis võimaldaks avada vähemalt $6 miljardit Iraani varasid, mis praegu asuvad Kataris, kuid ainult jälgitavateks humanitaarostudeks nagu toit ja ravimid. Mõte on anda Iraanile majanduslik stiimul läbirääkimistes osalemiseks, samal ajal takistades raha otsest kasutamist sõjalisteks või asendustegevusteks. Kriitikud hoiatavad, et isegi piiratud leevendus on riskantne, sest iga $, mida Iraan ei kuluta esmatarbekaupadele, võib vabastada ressursse mujal, sealhulgas Hezbollah, hutide või teiste piirkondlike asendusjõudude jaoks. Meiega liitub arutlema Ryan Pall, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika analüütik ettevõttest Rein. Ryan, kuidas see ainult humanitaarabi mehhanism tegelikult toimiks? Mida me näeksime Katari ja Iraani vahel? No see saab olema edasiste tehniliste arutelude teema, sest nagu te märkisite, on suur mure, et iraanlased võivad seda kasutada viisil, mis ei ole selle esialgse kokkuleppega ette nähtud. Oluline osa Ameerika vaatenurgast on hoida iraanlased kokkuleppes ja hoida Hormuzi väin avatuna. Ja hoida neid veendununa, et teil on koostöös nende Ameerika eesmärkidega mingisugune kasu. Katari vaatenurgast on oluline mängida seda vahendaja rolli, mis vähendab tõenäosust, et nad tõmmatakse taas eskalatsiooni. Loomulikult pole see lollikindel. Neil olid juba enne 28. veebruari iraanlastega soojad suhted ja neid rünnati ikkagi. Aga see on parim, mida Katar nii väikese riigina, mis on nende palju suuremate jõudude vahele surutud, teha saab. Selle põhjal, kas Katar saab kogu selle protsessi käigus piirkondlikult rohkem mõjuvõimu? Ma ei nimetaks seda niivõrd mõjuvõimuks kui mõjuks, sest Katari peamine eesmärk ei ole tingimata aidata Iraanil oma majanduslikust isolatsioonist välja murda. See püüab olla kasulik mõjukatele riikidele, USA-le ja iraanlastele ning teatud määral ka Saudi Araabiale, et neid lihtsalt rahule jäetaks. Lõppude lõpuks oli Katar 2017 aasta blokaadi ajal Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide poolt peaaegu sissetungi ohvriks. Nii et nad on väga teadlikud, et nende iseseisvus on alati ääre peal. Seega peavad nad hoidma ameeriklased sees, iraanlased ja saudi araablased eemal. Ja selleks tuleb olla konstruktiivne. See ei anna neile küll otsest mõjuvõimu, kuid annab neile siiski mõju ja võimaldab neil piirkonnas paista konstruktiivse tegijana, kellel peaks olema lubatud jätkata oma iseseisvat välispoliitikat. On ka neid, eriti Iisraelis, kes on mures Katari rolli pärast vahendajana nendes läbirääkimistes, sest nad võivad kasutada osa sellest mõjust ja mõjuvõimust Iraaniga, mis kahjustab teisi piirkondlikke liitlasi, mitte ainult Iraani, vaid ka näiteks Araabia Ühendemiraate ja mõningaid teisi Pärsia lahe riike. Mida te ütleksite seoses murega, et Katar võtab nendes vahendaja rollides üha enam seisukohta? Ma arvan, et on olemas selline tahtmatu arvamus, et Katari käitumine võimaldab Iraanil kogu piirkonnas agressiivsemalt tegutseda. Lõppude lõpuks on igasugune raha, mis Iraani jõuab, tõenäoliselt ühel või teisel viisil, kas otseselt või kaudselt, toetamas nende piirkondlikku strateegiat, mis hõlmab prokside toetamist, sõjalise võimekuse taastamist ja nii edasi. Nii et isegi see humanitaarabi vabastab ikkagi raha teiste projektide jaoks mujal. Ma ei usu, et Katar tegelikult tahab tingimata võimaldada Iraanil oma sõjaväge taastada, aga ma ei arva ka, et Doha seisukoht oleks sama, mis Araabia Ühendemiraatidel, kus emiraadid usuvad, et peaks jätkuma majanduslik isoleerimiskampaania, et islamivabariiki nõrgestada. Katarlased ei näe maailma samamoodi. Nad on mures, et kui islamivabariik destabiliseeritakse, mõjutab see pikas perspektiivis Katari negatiivselt. See on omamoodi isiklik vaade piirkonna geopoliitikale. Ja siis Katar lihtsalt järeldab, et stabiilsus ja konstruktiivne käitumine on praegu Doha parimates huvides. Ja see on Al-Thani perekonna poolt tehtud kalkulatsioon, mis ulatub aastakümnete taha. Oletame, et see humanitaarmehhanism tõepoolest saab hoo sisse ja hakkab toimima. Kas see võiks olla eeskujuks teiste Iraani külmutatud vahendite käsitlemisel riikides nagu Hiina, India, Iraak? Kas see ongi siin pigem põhiidee? Või on siiski endiselt mure, et hoolimata kõigest, ükskõik kus raha vabastatakse, võib see ikkagi jõuda Iraani pahatahtlike isikuteni?
ma arvan, et on tohutu väljakutse takistada igasugust Iraaniga seotud majandusliku taastamise poliitikat toetamast mingil moel või teisel nende sõjalise võimekuse taastamist. Lõppude lõpuks, kui see raha või vara on juba Iraani territooriumil, on väga raske jälgida, kuhu see liigub või kuidas seda ümber paigutatakse. Ja loomulikult kaob osa sellest rahast ka IRGC enda ärivõrgustikku. Nii et see ei pruugi sugugi minna humanitaarseteks eesmärkideks, vaid hoopis sisemiste eliitide rikastamiseks. Kõik see saab olema äärmiselt keeruline. Ja ma arvan, et see saab olema tõsise kriitika objektiks nende poolt, kes on juba niigi väga skeptilised selle USA ja Iraani vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi suhtes. Aga päeva lõpuks on president Trumpi prioriteet see, et Hormuzi väin saaks vähemalt stabiliseeritud, kui mitte täielikult taasavatud, siis vähemalt stabiliseeritud. Ja tagada, et ei tekiks energiašokk, mille eest paljud naftafirmad on hoiatanud, võib Ameerika Ühendriikides alata juba selle suve lõpus. Ja seni, kuni tal on selline mõtteviis arvama, et see valge maja on valmis neid riske taluma, et kõik finantsmehhanismid võivad olla puudulikud ja et igasugune majandusabi Iraanile võib pigem tugevdada nende sõjaväge, kui muuta neid piirkonnas mõõdukamaks jõuks. Ryan Ball, tore, et sa täna i24 News Englishis meiega olid. Aitäh sulle selle eest! Aitäh!